Kord elasid kaks venda, teine kehva ja teine rikas. Kehva vend läinud oma pisut viljaga veskele, et pühadeks ka pisut leiba saaks teha. Seal jahvatanud ta oma vilja õnnelikult ära, hakanud siis koju tagasi tulema. Tulles tõusnud tee peal äkki suur tuul, lükanud vaese mehe pikali ja puhanud jahu laiali. Vaese mehe kahju suur. Ei tea, mis peale hakata. Hea nõu kallis. Ta läinud ühte sauna sisse ja hakanud toidukraami omale paluma. Saunas olnud üks vanamees üksipäini kodus. Pojad ütelnud ta kodunt ära olema läinud. Vanamees pole vaese mehele midagi andnud. Ütelnud aga: pojad pole mul kodus. Ma ei tea oma pea järel midagi anda. Kui nad koju tulevad, siis küsi nende käest. Vaene mees jäänud poegadega kodutulekut ootama ja lootnud, et siit ehk võib pärast ometi midagi saada. Peagi tulnud pojad kodu ja hakanud teises toas emale rääkima. Üks mees läks veskile viljakotiga. Meie enne ei võtnud tema käest vilja ära, aga kui ta tagasi jahudega tuli, siis võtsime ta käest jahud ära. Nii jutustasid poisid kodu emale ja seda kuulis vaene mees teisa tuppa ära. Olge vait, see mees on toas, kellelt teie jahud ära võtsite. Ta kuuleb, kui teie räägite. Poisid kuulnud seda, et mees toas toiduvara palub. Läinud võtnud kuskilt peidust ühe vana lapitud koti, andnud vaese mehe kätte ja ütelnud ise: kui hakkad sööma, siis viska see kott söömalaua alla ja ütle ise: 2 kotist välja. Küll sa siis süüa saad nii palju kui tarvis. Vaene mees tänanud ja hakanud kott kaenlas kodu poole kõmpima. Tee peal mõtelnud ta poiste sõnade ja koti peale, ega ole uskunud, et nii sünnib. Võtnud õite nõuks kohe uudishimulikult proovi teha. Tee ääres olnud üks känd. Vaene mees istunud selle kännu otsa, visanud koti maha ja ütelnud: 2 kotist välja. Kohe olnud kõiksugused road vaese mehe ees, muudkui söö. Vaene mees söönud kõhu täis ja ütelnud siis: 2 kotti tagasi. Kohe olnud roata eest kadunud ja asi olnud nii kui ennegi. Kui vaene mees kodu jõudnud, ütelnud ta kohe naisele: hakkame sööma. Meil pole ju midagi süüa. Mis me sööme? Sa ajad rumalat juttu. Vaene mees istunud laua taha ja visanud koti laua alla ja ütelnud: 2 kotist välja. Silmapilk olnud laud kõiksugu roogadega kaetud. Söönud siis mõlemad, mees ja naine omad kõhud täis, mees ütelnud jälle, kui ju söönud olnud: 2 kotti tagasi. Rikas vend on ükskord pühade ajal tulnud ka vaest venda vaatama. Istunud siis mõlemad vennakesed laua taha sööma korrale. Vaene ütelnud laua taga istudes: 2 kotist välja. Kohe olnud kõik laud kõiksugu roogadega kaetud. Söönud siis mõlemad kõhud täis. Kui juba mõlemad lõpetanud olnud, söömast ütelnud vaene mees jälle: 2 kotti tagasi. Rikas vend näinud seda, et vaesem vend teda kotist söötnud, ainult paari sõna läbi kõiksuguste kalli söökidega. Hakanud kohe vaese venna käest kotti omale paluma. Mul tulevad suured lisandad sagedasti võõraks. Oleks hea, põleks mul sööma tegemist. Vaene andnud viimaks koti ometi vennale ja saanud see-eest hulga vilja. Kui vaene selle vilja, mis ta koti eest oli saanud, ära oli söönud ja enam venna käest ei saanud ei kotti ega vilja, läinud ta senna sauna, kust ta koti sai. Teist kotti paluma. Kohe antud talle kott, aga ei mitte enam lapitud, vaid siidikott. Vaene mees läinud kotiga kodu. Kodu süüdnud ta: 2 kotist välja. Kohe tulnud suured raudnuiamehed kotist välja ja tema kallale. Rutuga katsunud aga vaene mees ütelda: 2 kotti tagasi, oi!
juhtunud, et rikas vend tulnud jälle kord vaese venna juurde ja näinud sellel siidikotti. Kohe hakanud ta seda omale himustama ja tahtnud vaese vennaga vahetada. Vaene olnud kohe nõus ja vahetanud ära. Rikas läinud siidikotiga süda rõõmu täis kodu. Kohe kodu hüüdnud ta. 2 kotist välja. Aga imet, siidikotist tulnud kari raudnuia mehi välja ja kohe rikka venna kallale. Rikas vend pugenud külgerised peale taha lõsna augu eest varjule, aga see pole aidanud ühtigi, vaid saanud ikka koledasti nuiameeste käest peksa. Vaene mees tänanud õnne, et vana koti rikka venna käest kätte sai. Ta toitnud endist moodi ennast naisega kotist.